Mina olen Anastasia, mina olen Rocca al Mare usukooli treener. Mina töötan juba 10 aastat treenerina. Üks päev ma otsustasin, et ma väga tahan ise usutada. Tulin meie kooli ja treenisin siin ise. Meie juhataja Anna Levandi kohtus minuga ja pakkus mulle tulla siia kooli juba treenerina. Väga ootamatult tuli. Mul oli väga hea meel selle üle. Ma ei saanud ei öelda muidugi. Ma arvan, ma mäletan kõiki enda uisutajad, kes mul grupis usutasid. Mäletan kõige esimesed, kellega me tegime esimese jõulutantsu, mis oli minu jaoks ka väga uus asi. Nad toovad nagu nii palju häid mälestusi. No meil on 2 põhietendust, üks on jõuluetendus, iga aasta jõulu ajal, tavaliselt see mingi muinasjutt või mingi looga etendus. Ja hooaja lõpus on meil suur hooaja lõpuetendus, kus on erinevad tantsud, kõik grupid teevad enda tantsu. No mina muidugi ütlen, et meil on nagu parim kool, aga Rocca al Mare usukool on pika ajalooga kool ja see on juba saab 30 aastat. Head vanad traditsioonid, et meil on alati hea atmosfäär. Ma arvan, nagu kõige tähtsam, mis on koolis olemas, on need inimesed. Meie treenerid on, ma arvan, kõige parimad treenerid. Ma arvan, ei ole sellist nagu üht põhjust, et mis oleks nagu igaühele sama. Mõnedel oli näiteks lapsepõlveunistus, näiteks peres ei olnud piisavalt võib-olla raha ja siis nad ei saanud oma last nagu treeningule viia. Kui nad said täiskasvanuks ja nendel oma töö, siis nad ise saavad nagu valida, kuhu nad lähevad trenni tegema, proovivad iluusutamist, aga lihtsalt võib-olla armusid kunagi, võib-olla nägi mingi võistlus. Mõned tulevad just peale selliseid suuri üritusi. Võib-olla olid mingi ühe usutaja fännid, vaatasid, kuidas tema usutab ja siis otsustasid, et nad tahavad ka seda proovida. Mõned tulevad lihtsalt kaasa. Üks sõber otsustab, et ta tahab proovida, teine tuleb kaasa, mõnikord see esimene läheb ära ja siis see teine jääbki. Erinevad põhjused on. No minu eesmärk on lihtsalt töötada ja teha oma tööd niimoodi, et kõik nagu, kui nad tahavad usuda, et nad saaksid usutada, kui nad tahavad midagi õppida, et nad saaks neid oskusi, kui nad tahavad võistelda või esineda, et nad saaks seda võimalust ka, et mulle just nagu meeldib see protsess ja tahan olla nagu nendele hea treener. Iluusutamine on minu üks suur armastus ja ma alati mõtlesin niimoodi, et usutamine on võib-olla kõige lähedam liikumise viis, mis paneb sind nagu lendu kõrvale, et nagu kui sa tahad lennata, ma arvan, et usutamine, see on kõige sarnasem, mis sa saad nagu teha. Kui sa usutad, siis sa tunned seda hoogu, kiirust, et väga mõnus on. Kuidas te kirjeldaksite oma uisukooli 3 sõnaga? Ambitsioonikas, soe, pika traditsiooniga. Iluusutamine on väga ilus ala. Mul on väga hea meel, et praegu meie ajal kõik saavad usutada ja eriti need, kes alati tahtsid seda proovida, et mitte keegi enam ei vaata kuidagi kõrvalt nende peale, kes on juba täiskasvanud ja otsustavad, et nad tahavad proovida, et kõik on teretulnud. Mina ütleks, et ärge mõelge pikalt, lihtsalt otsustage tulla, otsustage, tulge ja proovige ise, et alati on vaja proovida. Isegi kui sa saad aru, et võib-olla see ei meeldi, aga tuleb seda proovida. Ja eriti, kui sa tahad seda proovida, siis kindlasti tasub.